Tšau Jarmo, mis teed? No joo. Kuule mäletad, kui isa kunagi guugeldama õppis, siis ta leidis, et Sloveenias on täpselt meie nimeline hotell olemas. Kuule, tuleb jah midagi tuttavat ette. Habauktell. Jaa, just vaatasin seda siin. Võiks minna sinna kunagi. Okei. Ja, millal lähme siis? Ma mõtlesin, et äkki homme. Puhkusaeg, miks ka mitte. Teeme ära. Kaua ma siin Atlases ikka reisin. Lähme pakime asjad. Kuule küll. No nii, kell on saanud 8 hommikul ja täna me sõidame otse Poola. Hästi head makaronid on. Kurva. Terve päev sõita ja olemegi Poolas. Nii kui nipsti. See on ju kuulus Hofburg, mis maja see veel on? Siin elab ja töötab Austria president. Põhimõtteliselt on see nagu meie Kadrioru loss. Näeb küll niivõrd uhke välja, aga oleme vaatame edasi. No nii, Jarmo, rääksime just presidendi hoonest, millega nüüd tegemist on. Ma tean, et Austriaga lauldakse ooperi. Oled õigel teel ja ongi Viini ooperimajaga tegemist ja tegelikult väga vana hoonega tegemist ka. Et väga suur seos tegelikult ka Eestiga, just nimelt selle asutamisel oskad aimata, et missugune seos võiks olla Eestis ja sellel ooperimaa asutamisel. Mina kindlasti ei tea, ütle parem saa mulle. Nii, 1869 on siis see aasta, kui ooperimaa avati ajal, mil tegelikult tehti väga suuri ettevalmistustöid siis esimeseks üldlaulupeoks. Ja esimeseks etenduseks oli siis Don Juan ja kes eestlastest on olnud Don Juan? Georg Ots loomulikult. Absoluutselt, keegi muu kui Eesti kuulus ooperilaulja Georg Ots. Ma arvan, et kui Georg Ots seal ära laulis, siis pärast oli kohe hea minna McDonald'si sööma. Absoluutselt. Mäki purtsi. Ideks või? Väga hea. Oleme küll natukene pimeda peale jäänud juba, aga tegemist on siis kuulsa Stadtparkiga. Ehk teisisõnu on linnapark. Nii. Muideks siin pargis on peaaegu kõikide kuulsate Austria heliloojate ja kunstnike ja muude tähtsate tegelaste kujud. Aga nende otsimine võib päris keerukas olla, sellepärast et see kogu park on umbes 65 000 ruutmeetrit suur. See on päris suur maa-ala. Kõikide kujud on siin olemas, tähtsate inimeste, muusikute, näiteks Strauss, siis tema oma ka. Kusjuures Straussi kuju ei pea väga kaugelt otsima, see on siin samas. No nii.
vaatame, äkki leiame siit mõne Schuberti või veel mõne tähtsa. Äkki on Arnold Schwarzeneggeri kuju ka siin. Lähme vaatame. Seda ma tahaks näha küll, aga vaatame kohe üle. Väga hea. Sellisel juhul siis pistoot ja homme kell 9 hommikul kokku lepitud. Aitäh! Head õhtut! Tuleb puhkusajale sinna tööd teha. Rivo on kõige noorem Habakuk, siis tema lubas meid sõidutada homme Habakuki hotelli ja lähme kiirelt vaatame, et kas ta on ikkagi juba puhkerežiimis, et pikk sõit on ees ja siin peab korral välja puhkama. See on siis puhkamine. Eks ma pean ju ka kuidagi lõõgastuma või mis? No ja küll, ma olen omale ka siis ülle. Ikka. Oleme Viinis, sööme hommikust. Ma tahtsin öelda, et me teeme nüüd prantsuse croissantidega, aga tegelikult on need pärit Viinist. Nii pehmega. Tõesti väga hea, väga hea croissant. Oleme jõudnud San Stefani katedraali juurde, mis asub siin keset Viini siis kesklinna. Sellest hoonest ma võiksin rääkida tundide viisi. Selline uhke hoone siin on, romaani kooti stiilis ja kõrgust on temal siis 137 meetrit. Ma pean korra täpsustama. Mitte 137, vaid 136,7. Olgem täpsed oma faktidega. Olgem korrektne teha, et natuke eeldid rohkem vaja teha, aga ma arvan, et praeguseks sellest täitsa piisab. Aitäh! Aga oleme edasi vaatama. No Rivo, kuhu nüüd minek? Nii, nüüd minek. Kas me vaikselt hakkame samme seadma Maribori poole või on meil siin Viinis ka veel teha, mis sa arvad? Ma arvan, et me nüüd võtamegi kohvrid, paneme need auto peale ja aitab küll Viinist. Aitab sellest Viinist küll. Viini sai on söödud, Viini ooperimaja on nähtud. Aitab küll ja on veel uusi riike, kuhu minna. Järgmine peatus siis Habakuki hotellis. Lähme koju. Welcome to the Habakuk Mansion. Kodus. Tere! Tere tulemast siis Habakuk hotellituppa. Täitsa oli 4 tärgi värile, ruumi avarast on palju ja mul on mugav tehnovoodi, kuhu vaja seal leita.
sul on siin 2 potti või? Siin on 2 potti jah, et siin on 2 inimest. Saab kõrvuti? Saab kõrvuti, saab ära teha, et siin 2 potti täiesti olemas, et mine tea, äkki läheb vaja mõlemad korraga. Aga ma arvan, et nüüd läheme ühe kõige ägedama asja juurde. Arvan, et oleks ikkagi väga ilus terrass. Avaneb vaade siis sellele kogu Maribori linnale, ilusatele majadele ja samas on hotelli hoovis on ka imeilus bassein, kuhu saab mõnusa sooja suve ilmaga siis sisse surfata. Abukatell on oma nime väärib. Vot, puhkus. No nii, mis tee saite? Pole mitte kunagi elus olnud Snickersi maitse nüüd tähetist. Nüüd on siis see ka tehtud. Väga hea. No nii, Habakuke hotellis käidud, aeg on edasi liikuda. Jätame hüvasti sellele toredale vaatele ja läksime. Oleme jõudnud siia Voogeri suusakuurortisse ja meie alla jääb siia Bohinni järv ja Juliani Alpid, nagu me siit näeme. Ja Jarmo, mis sa arvad, kas see kala on ka võimalik püüdma tulla? Kindlasti, kus siis kala ei oleks? Absoluutselt. Ja kui siia kala tulla õngitsema, siis võib siit leida Bohinni järvest siis jõeforelli, lepamaime, samuti siis püüda sellist kala nagu paalja. Oled sa sellisest kalast kuulnud? Esimest korda. Vot, nüüd on sul see võimalus olemas, et siis paaljakala ka siit samast Bohinni järvest püüda. Teeme siis Sloveenia Alpides ühe base jumpiga. Langeväri on mul olemas. All näeme.
maitses. Nagu vesi. No nii, ja nüüd kõndisime umbes 20 minutit treppidest ülesse, et näha siis Saavika koske, mis asub meil täpselt siin samas. 2 koske, millest siis pikim on 80 meetrit ja lühem versioon kodest on siis 25 meetrit ja asume siis 900 meetrit merepinnast. No nii, alles olime seal kõrgel mäe otsas, kus Bohinni järv oli sisuliselt nagu peo peal. Nüüd oleme siin all. Enam ei ole Bohinn mitte peo peal, vaid tegelikult on tegemist päris suure järvega. Kohe kutsub ujuma. No nii, oleme nüüd siin siis Sloveeniasse Bledi järve kaldal ja oskad sa, Jarmo, arvata, et mille poolest see järv on üks eripärasemaid siis siin maailmas? Ma arvan, et siin on kõige puhtam vesi. Ka võib olla, aga märkad sa siin järve peal veel midagi sellist? Äkki on see maailma ainuke kirik, mis on keset järve? Jaa, tõepoolest, et see ongi üks huvitav asjaolu, et keset järve asub saar, mille peal on siis kirik ja see kohta räägib üks muinasjutt. Seda, et see on siis loodud haldjate poolt. Järve kaldal kunagi elasid lambakarjused, kes tulid siia siis koos oma lammastega, et lambad saaksid rohtu süüa, aga see ei meeldinud haldjatele, et neile meeldis kogu aeg oma rohu peal tantsida. Ja siis nad ütlesid lambakarjustele, lambad ei tohi seda rohtu süüa, aga karjused seda sõna ei võtnud kuulda, sellepärast siis loodigi siia see saar, kuhu ükski lammas ligi ei pääse ja haldjad saavad kuni tänapäevani seal rohu sees möllata ja tantsida. Ning sellest võib järeldada, et ühelgi lambal sellele saarele seal asja ei ole. Veneetsiasse. Palju sinna sõitmist on? Чуть-чуть. 200 kilomeetrit umbes. No nii, Jarmo, oleme jõudnud siia Itaaliasse ja vahetult pärast piiriületust oleme ootamas. Mis me teeme siin? Väiksed riperused käivad asja juurde. Mingisugune aku tuli hakkas põlema. Low voltage. Nii, selge. Siin mingisugune töö käib igal juhul. Aku on võetud lahti. Vaadatakse mingisugused ühendused üle. Kuidas sisetunne ütleb, saab asja korda. Muidugi. Alati on mingid lahendused olemas. Tuleb kõik vastu võtta, mis meile pakutakse. Absoluutselt. Pole olemas probleeme, on lihtsalt mõned üksikud väljakutsed. Seis on selline, et meil akul kadus jõud täielikult ära ja nüüd oleme siin ühes Marconi nimelise linna tanklas 20 kilomeetrit Veneetsiast ja ootame siis treilerit, kes meid viib siis järgmisse sihtkohta, milleks on siis autoremondi töökoda. No nii, oleme juba 3 tundi siin oodanud treilerit. Käisime just uuesti helistamas. Üks
Laura nimeline naine, bensukast on aitanud itaalia keeles rääkimisega. Nüüd öeldi, et 5 minuti pärast tuleb treiler meile järgi. Siis näha ole, kui pikk see 5 minutit siin Itaalias on. Auto oleme vahetanud rongi vastu. Proovime teistsugust transpordivahendit ka vahetuseks. Polav on. Rongil rattad ragisevad. Kuidas siis Corte Ongaro hotellis peale väsitavat rongisõitu magada oli? Kuna eile oli selline väsitav päev, siis uni oli puhkuse kõige magusam. Väga hea oli. No nii, Armo, mis sa arvad, kuhu me nüüd jõudnud oleme, et on see tegemist sellise ehitusjärgus majaga või on hoopis midagi muud? Mis sa arvad? Kas me oleme Roomas? Rooma, no peaaegu. Riigiga panid täppi, linnaga mitte. Tegelikult me oleme hoopiski Veronas. Ja see siin meie ees on siis Arena di Verona, kus tegelikult juba iidsetel aegadel korraldati siin ratsavõistlusi, siin võitlesid omavahel gladiaatorid, tsirkust peeti. Tänapäeval siis selline kontserdite pidamise koht. Ja juba on ka teada, et siin 2026, kui toimuvad taliolümpiamängud, siis viiakse siin läbi taliolümpiamängude lõputseremoonia. Ja mahutab siia inimesi siis 15 000. Inimesed tulevad kokku ja naudivad siin ägedat show'd. Wow. Nii oleme väga romantilise koha peal. Siin selle maja all laulis serenaadi Romeo Giuliale. Giulia tuli siis selle rõdu peale vaatama, mis toimub. Küll väga vale riietuse, sellepärast et maikadega mehi sellesse majasse ei lasta. No Jarmo, ma vaatan, et oled siin Itaalias reisil olles endale pähe ägeda mütsi ostnud suveniiriks, et mis sul siin siis peal kirjas ongi? Oot. Kuule, Miami nagu, et mis mõttes, no? Mis õige mõtlesid, et sellise mütsi ostsid siit? Nori meest, mitte mehe mütsi. Müts on müts. See siin on Castelvecchio ehk itaalia keeles vana loss. No suht vana on ta küll. Vanal ajal siin linnas oli see väga tähtis sõjaväeline ehitis. Täna on siin lihtsalt muuseum.
Pidime algselt jõudma Veneetsiasse juba üleeile, aga parem hilja ka mitte kunagi. Päris Veneetsias veel ei ole, praegu oleme Veneetsia Mestres, aga varsti läheme rongi peale ja sõidame siis sinna päris Veneetsiasse. Noh, Rivo, kas said omale ka uue Miami mütsi või? No ma ikka ostan sellise mütsi, kus ma ise parasjagu viibin. Ehk siis selline Veneetsia merekapteni müts, ma eeldan. Väga tubli oled. E le basi me fa tanto bene. Ora sei rimasta sola, cerchi il mio viso tra la folla. Ja messi parema poole jääb siis maailma vanim kasiino. Ja 400 aastat tagasi juba see kasiino siia ehitati. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Grazie. Nii, olemegi nüüd Veneetsia ühe suurema vaatamisväärsuse juures. Selleks on Püha Margi väljak. Kohalikud ütlevad selle kohta lihtsalt väljak. Legendi järgi siin peaks olema 2 kindlat asja, mis iga päev päevasel ajal näha on tuvid ja elav muusika. Tuvisi on siin küll palju ja siin kõrval on üks tähtis hoone, millest vist Rivo, sina tead natukene paremini. Selle kohta lühidalt siis nii palju, et San Marco basiilikaga tegemist 9. sajandist juba pärit ja oskad arvata, palju seal sambaid olla võib? No, ma näen 5. Käisin hommikul enne siia tulekut, käisin läbi, lugesin üle, sambaid koguni üle 500. Nii et väga suursuguse hoonega tegemist on. Okei, minu eeltöö on natukene puudulik olnud, et ma lähen loen need täpsemalt üle. Vanasti oligi siin põhiatraktsioon turistidele tuvide toitmine, aga ma näen, et seda tehakse tänaseni, kuigi minu info kohaselt see peaks olema keelatud. Kas Rivo tead, miks see keelatud on? No vot, äkki tehakse sellise liigse toitmisega tuvidele liiga, et lähevad paksuks ja lähevad lõhki. Ma arvan, et nende tuvide pärast ja nende kehakaalu pärast ei muretse küll keegi. Pigem muretsetakse selle pärast, et nad situvad need ilusad majad ja väljakud täis ja neid on raske puhastada. Et lihtsam oleks lihtsalt neile mitte süüa anda. Aga nagu näha, siis mõni söödab neid ikka siiani suure hoolega.
sõidame siis Veneetsia Mesteres, sõidame siis Marconi tagasi, kus me tegelikult tulime reede õhtul. Et hakkame vaikselt siis otsi kokku tõmbama ja kõige kaugemas punktis siis tagasi vaikselt sammu haaval siis kodu poole liikuma. No, loodetavasti päris sammu haaval ei pea minema. Väga õige. Enam väga palju sammu ta ei taha, nüüd võiks ikkagi mingid rattad kodu poole viia. Kõnnitan küll. No nii, saimegi auto siis kätte. Juba oleme paarsada kilomeetrit siin Itaalia mägede vahel sõitnud ka. No Rivo, kuidas siis tunne on? Jälle tagumikku istmes hoida ja Vahelduseks on päris mõnus, et koduni välja. kell on kohaliku aja järgi juba 7 hommikul. Hommikusöök oli päris rikkalik, kõhud on täis pakitud. Mis täna eesmärgiks on? Täna, ma arvan, et läheb koju, jõuame koju, Sinti äkki. Ma just vaatasin, et 1400 kilomeetrit on sõita, aga valget aega on ka päris palju, et võiks olla tehtav. Ma arvan, et see on tõesti tehtav, jah. Toiaga, lähe koju siis.